No nii. Meil on siis õnnestunud kinni püüda siin üks poliitikaekspert Inno ja tahaks esitada paar küsimust, et nüüd poliitiline olukord on nii ärev ja viimastel päevadel, et kuidas sa seda kommenteerid ja üldse, et neid küsitlusi, mis on siis kuskilt imeväel põranda alt välja tulnud, mis näitavad, et Reformierakonna toetus on drastiliselt langenud. See ongi huvitav, et need küsitlusi ilmselt hoiti kinni. Aha. Ma arvan, et ja sinu küsimus on selles, et kes neid kinni hoidis. Et minu versioon on see, et neid hoidis kinni Rein Lang. Rein Lang? Ja. Aga miks tema pidi neid kinni hoidma? Mis sa arvad? Sellepärast, et need olid ikkagi täiesti hävitavad, ütleme, Reformile. Ja Rein on Reformi liige. Selge. Aga ma arvan, et see oli Rein Lang. Sellepärast, et tema on olnud kõige salapärasem viimasel ajal. Ja ta on ka kõige rohkem napsanud omale võimu. Et nüüd ta oli justiitsminister ja nüüd temast sai veel siseminister. Ja ta istub 2 toolil korraga? Ta istub 2 toolil korraga ja tal on kõige rohkem kaotada. Selge. Ja ma arvan tegelikult ka, et ta võtab 2 palka omale praegu välja. Et selles mõttes ta kardab lihtsalt kõige rohkem, et ta jääb oma nendest rahadest jääb ilma. Ja seetõttu ta lihtsalt hoidis kinni neid küsitluste tulemusi. Aga siin nüüd sellel hiljutisel Jürgen Ligi vihapurskel ei või samuti olla mingit seost nende küsitlustulemustega? Kindlasti oli. Ma arvan, et neil olid küsitlused tegelikult tulemused juba ammu teada. Aga siis nad neid soendasid neid käes nagu siis kuuma kartulit veretasid. Ja siis jäi tal ette see õnnetu Kalle Muuli. Siis jäi tal ette õnnetu Kalle Muuli. Ma arvan, et tal oleks jäänud ükskõik kes ette praktiliselt. Aga Kalle Muuli lihtsalt sattus olema selline... Kalle Muuli lihtsalt sattus olema. Ükskõik kes tal oleks ette sattunud, ta oleks ta läbi sõimanud kõige roppumat moodi. Viha on lihtsalt niivõrd suur. Jah, aga mida nüüd reformarid peaks nüüd edasi tegema? Et siin meie hea tuttav Klaus Tornemann pakkus välja, et nad võiks minna turule heeringaid müüma. Et kuidas sa seda kommenteerid? Et mida nad peaksid tegema, kui nad Euroopa Parlamenti ühtegi kohta ei saa? No ma ei tea, kas ma ei usu, et see heeringad on just kõige... Keegi kommenteeris veel blogis, et ei maksa toitu solkida. Ei maksa toitu solkida, jah. Et kes teab, kas nad üldse nende heeringa müümisegagi hakkama saavad. Et kui vaadata, et Jürgen Ligi, ta on õppinud vist geograafiat. Et temast võiks saada näiteks mõni giid näiteks. Mõni giid? Ja Langi puhul ma arvan, et tema hea sõber jällegi Hans Luik, kellest on olnud koovikus palju juttu, ei ole midagi selle vastu Hansul, et võtta Lang, Rein enda juurde tööle. Tavaliseks reporteriks. Näiteks tavaliseks reporteriks, näiteks ta võiks hakata tegema intervjuusid näiteks kas Päevalehes või Ekspressis. Jah. Või siis mõnes raadios näiteks võiks teha midagi. Tal raadio häält on ja sellist olemist ja saabki oma rasvapolstri ka maha. Ta on nii paksuks läinud viimasel ajal, et siis saabki mööda linna, kui mikrofoniga ringi jookseb ja magnetofoniga, siis on, ma kujutan ette, et juba mõne kuu pärast on selline ilus selline sale poiss. Jah. Sealt välja tulnud. Ja Ekspressi on ju vaja värsket verd, need lood on seal jube sitaks läinud, et tuleks Rein, eks ole, teeks mõned sellised... Rein saab kasutada ka oma informatsiooni, mis ta sealt ministrina. Ministrina. Igast klatši, särk teiste ministrite kohta, kes on ikka Urve Palo lapse isa, ma arvan, ta teab seda. Kindlasti teab. Nii, aga võtame edasi. Andrus Ansip, temal on kogemusi millega? Koertega, eks ju? Tema võiks mingisugune... Ma ei oska öelda, kas ta just koertega kõige parem sõber on, aga ta on õppinud samas keemiat, eks ju. Nii, võiks minna võib-olla näiteks kooli keemiaõpetajaks. Jah. Et siis ta saab tegeleda sellega, millest ta võib-olla on hea. Jah. Okei, aga nüüd see põhiline kandidaat, see vaene ojulinnukene, eks ole, kes on seal igasuguseid piruette teinud tantsusaates, et mida ojulind võiks teha, et ta lamba kasvatamine läks perse. Lamba kasvatamine läks perse, kuna lambad surevad tal kõik maha käes, eks. Poliitikas ka pole suurem asi, on ju. Ilmselt Brüsselis seda ei saa, eks. Siis eks ta midagi muud üle ei jää, ta on ise rääkinud, et talle Ta võiks lapse sünnitada siis lõppude lõpuks, ta on ju seal... Lapse sünnitada, aga kui ta näiteks, ega lapse sünnitamine ka niisama lihtne ei ole, et peab selleks rasedaks jääma. Jah,
ja kägu nagu teada laseb mujal ringi, poetab mujale. Poetab mujale oma spermat, et siis ojolind ei saa sealt mitte midagi. Jah, on lausa hädas. Lapse kuskilt küla pealt korjata. Jah. Et võib-olla siin saab kasutada näiteks ka Reinu abi, aga ma ei tea, kas Rein jälle tahab teda, Sest Rein vaatab rohkem nooremaid tüdrukuid. Jah. Ojolind on ilmselt tema jaoks liiga vana. Aga ikkagi, kuhu me selle ojulinnu ära paigutame? Ojolind on ise rääkinud, et talle meeldib väga õmblemine. Jah, et avada õmblustöökoda, sellepärast, et vaata inimestel ei ole raha, eks ju. Ja siis võib-olla, poekaupa osta, võib-olla tal õnnestuks midagi siis mingeid odavat õmblustööd pakkuda. Võib-olla tal õnnestub teha kohe oma bränd, näiteks. Oma bränd, Ojolind. Ma olen inimesed vastaksid isegi. Päris, jah. Ikkagi oma Eesti maine. Oma Eesti Ojolind. Jah. Või just nimelt. Jah. Okei. Kes need reformis veel on siis? Mis Pentus ja Rosimannus? Nemad on nüüd... Pentus ja Rosimannus nüüd läksid lahku. Jaa, nemad läksid. Uus elu, ilmselt on neil kõik niimoodi suure armastus. Ma mõtlen, ma ei tea, kas nüüd mõlemil, aga huvitavasti pidi olema Rosimannusel. Jaa. Et siis, tema ilmselt veedab mõne aja siis armastades, aga sealt edasi tuleb muidugi tõesti ka midagi tegema hakata. Jah. Ma ei kujuta ette, mida Rosimannus võiks teha. Aga mida Pentus üldse teha oskab? Mida Pentus teha oskab? See on suur küsimus. Suur mõistatus. Suur mõistatus, mida tema teha oskab. Võib-olla ka ajakirjanikuks. Peale paberite põletamise. Jah, võib-olla ka ajakirjanikuks kuskile, näiteks kroonikasse. Ma kujutan ette, et ta oskab hästi niimoodi klatšida ja sellist värki, et see kroonikas just see klatš läheb hästi peale. Ja tema juba teab klatši seal igasuguste poliitikute ja asjade kohta. Et saab seal, ma kujutan ette, et kroonikas saaks panna mingi aasta otsa järjest, et ainult Pentus kirjutab. Jah, Pentus kirjutab. Just nimelt. Või kui ta ei oska kirjutada, siis ta saab lihtsalt kellelegi ära rääkida ja siis see teine kirjutab. Et siis ühe sõnaga ega siis midagi muud, kui reformikatel tuleks hakata juba varakult endale uusi töökohti otsima. Mõnedel reformikatel ilmselt ei ole seal probleeme, näiteks Raivo Järvil, eks ju, tema saab oma jutupliiatsi saadet. Tema saab oma joonistusi edasi teha ja jutupliiatsi saadet, näiteks lapsed juba pikisilmi, ma kujutan ette, ootavad seal jutupliiatsi saadet või siis näiteks selle Leopoldi saadet saab edasi teha, eks see oli väga armastav. Leopold 2. Leopold 2, jah. Ma kujutan ette, et lapsed juba pikisilmi ootavad. Leopold 20 aastat hiljem. Jah. See oleks põnev. Ja Laine Jänes võiks uuesti võtta pihku dirigendi kepi. Jah, tulla tagasi sealt Tallinnast Tartusse ja jätkata koori juhtimisega sealt, kus tal pooleli jäi. Ja eks paljudel reformikatel, Toomas Savi näiteks saaks spordiarsti asja edasi ajada seal. Absoluutselt, jah. Eesti sportlasi seal turgutada ja masseerida ja mis ta seal tegi. Ja näiteks Neinar Seli on ju, tema saaks, ütleme, seal jällegi ka tegeleda treeneri tööga näiteks. Mis on kindlasti Eesti raskejõustiklased või siis need kergejõustiklased, aga siis kuulitõukad ja kettaheitjad, nad vajavad ikkagi sellist, korralikku sellist vedamist ja treenerit, et ei ole kuidagi järg on käest ära läinud. Et Seli saaks just oma jõu ja nõuga abiks olla. Et siis jah, et tõesti, et 1000 tänu reformierakondlastele, et nad need 10 pikka aastat siin meile poliitika areenil meelelahutust pakkusid, aga Ja Siim Kallas saaks jällegi Memo-turniiri teha raadios näiteks. Memo-turniir on ka ükselt ära kadunud, ma ei tea, ma ei ole kuulnud, aga kui Siim Kallas veaks Memo-turniiri, ma arvan, et see oleks jälle üks kuulatavamaid saateid. No kindlasti, jah. Et ütleme siis niimoodi, et iga sepp tagasi nüüd oma liistude juurde, et Rein Lang ajakirjanikuks, Laine dirigendiks, siis see Andrus Ansip tagasi keemikuks ja siis põhimõtteliselt on aeg
poliitikaga hüvasti jätta, kuna nad... Tartu linnapea Urmas Kruuse, tema saaks, tema oskab ilmselt musitseerida, ma ei tea, mis pillide seal mängib trumme. Tema võiks, mul on hea mõte, tema võiks moodustada poistebändi koos Rakvere linnapea Andres Jaadlaga, kes on samuti Reformierakonna liige. Silver Meikar näiteks võiks sinna bändi kuuluda. Jah, poistebänd, täpselt nii. Need on sellised muusikasõbrad. Et ühe sõnaga ma arvan, et sellel bändil oleks lööki, kindlasti. Jaadla ja Kruuse. Ja Meikar ja Taavi Rõivas ka. Ja. Absoluutselt, et tegevust nagu on. Et tuult, ütleme siis, et vast, et tuult tiibadesse reformierakondlased siis endale uue töökoha otsimisel. Meie kohvik soovib edu. Ja ma arvan, et kogu Eesti rahvas ühineb meie soovitusega. Ma usun ka.